Tere, Harri! Tere, Romet! Kuidas läinud on? No mis ma oskan selle, vaat nüüd te esitasid kohe küsimuse, millele ma ei oska vastata. Sellepärast, et saab vastata lühidalt. Hästi. Sellest sul ei jätku. Aga saab vastata pikalt ja kui ma tund aega räägin, kuidas mul läks, keda see huvitab. Selleks pole meil aega, jaa. Harri, räägi mõne sõnaga, millal sa ennast mäletama hakkad? Ma ei oska öelda, kui vana ma siis võisin olla, aga ilmselt ma ikka vist kas üles siis veel olin, mäletan, et elektrirongiga sai sõidetud Kivimäele ja Kivimäe jaam millegi pärast on mul meeles. Ja siis on mul meeles juba natukene suuremast ajast, elasime Nõmmel, Hiiul, üürimajas ja seal oli aed ja oli mitmesuguseid elanikke, kellest üks oli proua Havossaar ja tema oli ka vist ikkagi teatrilembeline inimene, kui õues mängisime, kui tema mind hoidis, siis me mängisime näiteks Juulat ja Põrgupõhja vanapaganat. Ja sina olid see vanapagan? Mina olin vanapagan, kuigi ma ei teadnud, kes oli vanapagan ja ma ei teadnud, kes oli Juula, aga tema välja pakutud sellist mängu me mängisime. Aga sinu hilisemas elus on sul vanapaganatega ikkagi seoseid olnud? Ei, ma arvan, et rohkem vist inglitega, sellepärast, et ma olen nii sageli tundnud, et mõni ingel on mind halvast olukorrast välja päästnud. Oli sul kena lapsepõlv? Ma arvan, et lapsepõlv on tegelikult alati kena, kuigi laps olles ise ei pruugi sellest aru saada, sest kui ikka kästakse sul tuba ära koristada ja sa ei mänguasjad kokku panna ja sa ikka ei taha seda teha ja siis pannakse uks kinni ja öeldakse, et enne välja ei tule, kui on ära koristatud ja siis prõmmid vastu ust ja pärast on mänguasjade kast kadunud ja leian aastakümnete pärast pööningult, siis võib öelda, et väga halb lapsepõlv. Aga tegelikult oli need kõik väga ilusad ajad ju. Kui ma mõtlen selle peale, et lasen enda mälust läbi, et kui öelda Harri Gustavson, siis on see tegelane, kes ette lööb alati selline välja peetud, viisakas, et kohe tekib selline tunne, et see nii-öelda lapsepõlv või see laste tuba on olnud välja peetud, viisakas ja korralik. Minu laste tuba oli meie kahetoalises korteris. Minu vanaema, kes oli juba eakas ja minu ema, kes oli terve minu teadliku elu valudes ja invaliid. Ja kõrvaltoas tädi, kes siis mingil ajal abiellus ja kellel olid seal omakorda veel 2 last ja kus siis lauanurga peal kuskil tuli õppida, siis olin vist ikka küllalt hea laps ja koolis olin ka ikka päris viisakas poiss. Kuidas sul koolis läks, olid sa hea õppija? Tuleb välja, et olin, jah. Ma ei mäleta, millise klassi, 1 klassi olen ka kiituskirjaga lõpetanud ja keskkooli lõpetasin hõbemedaliga. Ja siis sa läksid edasi ülikooli õppima? Ei läinud, sellepärast, et ülikool oli Tartus. Koolis mul olid mitmesugused ained, olid head. Vabariiklikul keemiaolümpiaadil tulin 6. Tänu sellele pääsesin ma lõpukeemia eksamist ja 2. koha sain inglise keele
konkursil ja oleks nagu võinud inglise keelt minna õppima. aga see inglise keel on aga inglise keel oli pedas tolleaegses pedagoogilises instituudis koos muusikaga. nii et sa õppisid muusikat ka? Ei, sellepärast ma ei saanudki sinna astuda. Sellepärast, et mul oli karu kõrva peale astunud. aga ometi sinu nüüd see elu, mida ka tänaseni sa elad, mis on seotud teatriga, siin on muusikaga ju väga palju vaja sina peal olla. Jah, ja mul oli keskkoolis oli selline muusikaõpetaja, kes uuris neid mittelauljaid ja tema leidis, et mittelauljaid pole tegelikult olemas, on lihtsalt sisse töötamata häälepaalte ja kõrva sünkroonsus. Ja tema oli, kes mind pani juba ka kooris laulma ja kooris teistega koos ma nagu suutsin laulda, aga ainult seda häält, kelle keskel ma olin, mingit teist häält ma ei suutnud. Ja kui siis stuudiosse vastuvõtmine oli, ma ei mäleta, mida ma seal siis püüdsin laulda ja kui siis Emilia Karjus oli meie esimene hääleseade õpetaja stuudios, siis tema oli Veikele ütelnud, et kuidas te niisuguse vastu võtsite, kes ei suuda 3 nooti ära laulda, sest ma laulsin, ma kuulsin kõike hästi, aga laulsin nimetatud U-tuuris. Nii nagu Mari Lill praegu ütleb, et kirjutab, et Erik Lass oli talle ütelnud, et sa laulad täpselt 2 noodi vahele. No vaat, aga siis ma hakkasin teatris endaga tööle. Pärast stuudiotunde õhtuti maja oli tühi, istusin klaveri taha, klimberdasin, kuulasin, andsin tooni järele ja praegu tõepoolest, kui muusikas on saates on 5 sees, siis ma saan sellega hakkama ja ei ole enam probleemi. Ma tahtsingi siin jõuda, et siin selle jutu sees sa kenasti mainisid Ferdinandi juba, aga me oleme kusagil keskkooli juures, et kui keskkool nüüd lõppes, mis siis sai? No keskkool lõppes, siis oligi mul probleem, et pedasse inglise keelt õppima minna ei saanud ja siis tuli paralleelklassi klassijuhataja, ütles, et koolis käis Ferdinand Veike. Käis küsimas, kas on koolis kedagi huvilisi, kes tahaks stuudiosse mind tulla. Aga 10. Nõmme gümnaasium, 10. keskkool oli võrdlemisi teatrikool, Vordlemar Panso oli sealt pärit ja veel üsna mitme, Ingo Normet ja Mari Lill ja terve hulk. Ja siis me tegime näiteringi juhendas Toomas Vindi ema Tamara Vint. Ja lõpunäitendina oli meil Martti Larni 4. selgrolüli, seal mängisin peategelas Cherry Finni. Toomas Vint tahtis ise seda mängida, aga ema ütles, et ta teab juba, kuidas Toomas seda mängib, ta paneb just minu seda mängima. No ja et teatrisse tahtmine oli, aga lavakas sel aastal vastu ei võtnud. Ja kui siis Nuku teatristuudios, no miks mitte? Teater on seal nukkudest, ma ei teadnud midagi, et aga mis see teater on teater, ma lähen õppin seal Nuku teatristuudios ära, pärast ma võin minna kuhu tahan. No. Noore rumal mõtlemine. Ja siis käisin Ferdinand Veikega kohtumas ja laskis teha igasuguseid asju ja etüüde ja Nuku kätte ja puha ja surus kätt, et kohtume ja ma olin kindel, et nüüd saan hakata õppima. Leidsin ka jälle ühe õpetaja kaasabil endale tootva töö Emaileer ja Eesti kaablis, 3 vahetusega töö.
ja siis tuli kiri Nukuteatrist, palume teid tulla katsetele ja eksamitele. Issakene, tähendab, ma ei olegi veel sees või? No kuidagimoodi said need siiski ka läbi tehtud ja vaatamata mitte laulmisele. Midagi väike siis nähtavasti leidi, sest hääl ei olnud mul tugev. Proovida oli ikka nii, et ei kuule, no mina karjun hääle ära, ikka ei kuule. Alles hiljem sai õpitud häält valitsema. Aga ju ma siis midagi Nukuga tegin, et ta vastu võttis. Aga mis see oli, kui sa nüüd olid juba sealt uksest natukene sisse astunud ja piilunud ringi, kas oli midagi sellist, mis sind kohe selle maailma juures paelus või läks kuidagi nõndaviisi, et see on paratamatus, et rada, ma lihtsalt lähen seda pidi? No see paelumine, see tuli juppaaval, sest esialgu me ainult ju õppisime mitu õhtut nädalas igasuguseid asju, mitte ainult Nuku asju, vaid ikka see oli teatriühingu stuudio ja kogu selle teatrikooli programmi järgi me õppisime. Aga loomulikult vaatasin ka neid etendusi ja ega ma siis esialgu aru ei saanud, vaatasin, et näitlejate käes nukud liiguvad küll väike, aga hüüab sealt, et parandab kogu aeg, et ikka midagi on valesti. Ei, mina saanud aru, mis valesti oli. Aga siis pikkamööda tekkisid arusaamised, mida see nukk laval teeb, kui palju teda sinna laval on vaja, miks ta peab just nii liikuma ja mitte teisiti ja kõik. Arusaamine tuli pikkamööda. On sul meeles ka see näiteks see esimene kord, kui sa Nuku kätte said, mis nukk see üldse oli või mis stiilinukk? No stuudios oli meil mitmesuguseid, käes oli nii käpiknukke kui ka marionette sellest samast kunagisest Draamateatri marioneti trupist. Need olid veel siis Nukuteatris alles, kuhu nüüd kadunud on, hiljem enam ei leidnud neid. Aga esimene lavastus, milles hakkasime kaasa tegema, oli Loomade kontsert. Ja seal oli väga mitmete nukkudega tegemist. Oli pulknukk, orav, siis oli mingi jänes kapsaste, siis olid musta tausta peal oli hirvede liikumine, seda veel tegime aguriga kahekesi, mõlemad mustade kottide sees. Ja siis pikkamööda tulid ka muud erinevad nukud ja siis ma hakkasin nägema seda, et nukk ei peagi lihtsalt, nukk ei saagi lihtsalt liikuda, vaid nukk liigub siis, kui ikka midagi minu sees liigub, vaid siis vastavalt sellele ja kuidagi iseenesest tuli see ka, et vaat see, mis minu sees liikus, see kuidagi moodi liikus sinna käe sisse. Ja ikka mõte pidi olema sellel, miks pärast ma selle liigutuse või teise liigutuse teen. Ja siis hakkasin aru, no olid ka elaplaani rollid. Vembus ja tembus seal üks lõngus, kus oli vaja kitarri mängida, mida ma polnud elu sees käes hoidnud ja mingeid akrobaatilisi liigutusi tegema ja hakkasin pikkamööda tundma, et ikka minu keha ei ole see, mis igale minu liigutusele kohe järele tuleb. Mis siis sai? No siis sain aru, et ma ei ole suure lava jaoks, vaid ma olengi nukulava jaoks. Ma just tahtsin küsida, et mis hetk see oli, kui sa said aru, et see on sinu selline see ei olnud hetk, see pikkamööda kujunes. Kõigepealt väike tõdemus ja siis... Ja siis rohkem arusaamine, et nukk, et mida ma nukuga teen. Nukuga ei saa lihtsalt nukuga väristada ja rääkida, vaid et nukul mängivad just
tema, et nukk on skulptuur. Mängivad tema rakursid. Saab kohe, sellel nukul rohkem liigutusi ei ole, peale selle, aga aitab et mingi kindel liigutuse pead sa leidma, mis sellele nukule iseloomulik on ja mis seal, nii nagu sellel jänesel sai need, kunagi oli Helle Laasil oli ühes lavastuses, kus kõrvad liikusid, siis sellele jänesele sai ka ja et seda liigutust teed võib-olla ühe korra ainult etenduse jooksul. Ja vot see üks kord jääb meelde, kui sa terve etenduse kogu aeg ainult kõrvadega mängid, siis varsti ei ole ei näe neid kõrvu keegi. Ja nukk ei pea teab, mis, vaid piisab väikesest liigutusest. Palju sellest õppisin ma just teleseriaalides tegemisel, sest seal see ekraan oli pisikene ja kui seal ikka nukku suurelt liigutad, siis oled väljas ekraanilt. Ja seal oligi vaja pisikeste detailidega. Ja ma olin muidugi töökojale võrdlemisi tülikas element. Sellepärast, kui ma nägin, et niisuguse liigutuse võiks see nukk teha, siis ma läksin ja lasin endale selle mehaanika niimoodi ära teha, nagu mulle meeldis. Muidugi võtsin selle õppust Väino Luubilt, tema oli selline perfektsionist ja tema laskis oma nukud alati ja tegi ise oma nukud niimoodi ümber. Ja siis paljud olen temalt õppinud. Kui ma nüüd näitasid siin mõnda sellist nukku, milline on selline nukk, mis on sul võib-olla kõige keerukam olnud või mitut erinevat funktsiooni mõni nukk sul teinud on, kus sa saad öelda tõesti silmad, pea, keha, kõik asjad nagu liiguvad nagu. Ma mõtlen väljaspool sinu enda kätt, et on mehaanika tehtud selline. Ja, ma mõtlengi, et no kõige keerukam nendest oli kindlasti üks marionettlind lavastuses. Ma ei saagi praegu öelda, ma vaatan, mul oli siin see pealkiri välja kirjutatud. Mul on üks leht, kus on igavene suur rida sinu erinevaid rolle. Siin võib neid kümneid ja kümneid üles lugeda. Ja ma lugesin üle nende 20 aasta jooksul, mis ma näitleja leiba sain, sest ma olen väga mitmesugust leiba teatris. Me räägime siis praegu Suurest Nukuteatrist. Suurest Nukuteatrist, jah. No jah, seal lugesin kokku, mul oli 41 lavastust. No iga aasta tuli 2 lavastust välja. No ja igas lavastuses oli rolle 2 või 3 või niimoodi ja neid ülesandeid ja sai niivõrd ühes lavastuses niivõrd palju erinevaid teha. Aga kas see oli kiiresti, tuli õppida kiiresti ümber lülituma. Aga see on ju selles mõttes keeruline, et kui sa pead, su karakter on teine, hääl on teine, su liikumismuster ja skeem on hoopis teine, et see ei ole sugugi nii lihtne, et muutuda murdosa sekundiga teiseks. Ei ole lihtne, jah, aga see Nukuteatri, see ütleme siis tingimus, see koolitas selleks, sest ma teen lihtsalt praegu selle tegin ära, nii, ja nüüd kohe vaja võtta teine, ja siis on vaja tõsta dekoratsioon üles. Ja siis on vaja kellegi jalga liigutada. Vaat kõik need ümberüritamised
aga samal ajal sa pead keskenduma ikkagi just sellesse. Ja no praegu nüüd, kuna me Lulliga oma teatris ainult 2 mängime, aga tegelasi on rohkem, siis siin paratamatult tuleb korraga mitut, vähemalt liikumise poolest mitut rolli teha. No, sest 3 põrsakese loos said tehtud sellised lihtsad nukud, mida saab ühe käega juhtida. Ja siis, kui on stseen, kus minu nukk on laval ja Lull on nukuga laval ja 3. nukk ka veel laval, mis on ka minu käes ja Lull annab 2 nuku tekstid, siis ma pean selle oma nuku liikumisest ja sellest tema aeglusest Lulli teksti juures kohe ümber orienteeruma hoopis teise rütmi peale. Võt need rütmide erinevused aitavad seda laval seda nukuga rakendada. See on 2 ajupoolkera vaheline väga hea trenn. Ilmselt on 2 ajupoolkera vaheline trenn, sa pead. No juba see, et ma ehmatuses ei hakka ise hüppama, vaid ehmatab minu käsi. Ka see on juba ju üks suund või üks soon. Juhtub teatris seda, et kui vaadata näiteks Sirmi etenduse puhul, et nii palju tegelasi ja sa saad hääle järgi aru, et seal on ka palju inimesi ja siis mõtled, et kuidas nad kõik sinna ära mahuvad küll. Kui paljude kaasnäitlejatega sina oled kõige rohkematega seal lava taga või Sirmi taga olnud väga kitsas ruumis? Ma ei oska öelda. No ilmselt on neid rohkem kui 5 ikka. No on olnud küll, jah. Aga ikkagi siis tuleb organiseeruda. Et see on selline kui on vaja mööda liikuda, siis partner peab teadma, et sa temast mööda liigud ja kõik. Ja et jalad sõlme ei lähe. Jah. Ei, see on kõik. Selle peale isegi ei mõtle ju. Sina oled oma ülesandega. Aga ma saan aru, Harri, kas sa oled enda elus nüüd ju teinud väga erinevat laadi nuku teatrit. Sirmitükke ja avatud mängu ja marionettidega, eks ole, käpiknukkudega, pulkkäpik ja nii edasi. Oled sa kunagi ka päris draamanäitlejana ilma nukuta laval olnud? No praegu meil Lulliga on täiskasvanute tükk. Me läheme puhkama. Ja seal nukke ei ole? Seal, kui me tahtsime seda teha nukkudega, aga teksti küllalt palju ja Mart Aia kunstnikuna, kellelt me palusime, et vaata, kas saab meile nüüd need nukud niimoodi ja naamodi teha ja tema jäi ka mõttesse, et ei, selle teksti hulga peale no lihtsalt ei mängi välja. Ja siis ütles need kuldsed sõnad, aga tehke nukuteater ilma nukkudeta. Vaat seda vist ei ole keegi teinud, nukuteatrit ilma nukkudeta. Jah, vaat ilma nukkudeta tehakse küll. Ma nüüd vabandan, ma ei halvusta praegust noorsooteatrit. Nad teevad väga häid lavastusi. Aga see, mis selle teatri ülesanne algselt oli nukuteatri kunsti arendada, see on. Nad teevad nüüd ilma nukkudeta küll, aga suurelt osalt ei ole see ei ole nukuteater.
aga vaat, et meie teeme nüüd siis nukuteatri ilma nukkudeta. Ja meil mängivad seal tõepoolest kaasa, päike mängib kaasa, maja mängib kaasa, noh, siis vares mängib kaasa, buss mängib kaasa, dekoratsioonid mängivad meil kaasa, aga ise oleme siis nagu ikkagi mängime oma rolle elaplaanis. Ja kui ma ütlesin, et ma ei ole suure lava näitleja, siis midagi on minus toimunud, ma ei tea, mis asi, aga selles tükis ma tunnen ennast päris hästi. Harri, sul on elus, sinu kõrvalt on ju väga, väga palju inimesi läbi käinud ja eks ta ikka nii ole, et kõik, kellega me kokku puutume, need on nagu väiksed molekulid, mis mõjutavad sind ka kuidagi. Üks mõjutab ühtemoodi, teistmoodi, kolmandat moodi ja mõnikord on nii, et me ei pane ise tähelegi, kuidas nad meid on mõjutanud, aga mõnikord paneme väga tähele. Oled sina kunagi tähele pannud või tagantjärgi mõelnud, vot see inimene minu eluloos või teatriloos on mind müksanud või suunanud kuhugi liikuma ehk kõige enam? Teatris oli neid mitu. No muidu üks oli kohe ikkagi Ferdinand Väike ja see on ka võib-olla üks põhjusi praegu, kuna Sirmi nukuteater, mina pean seda siiski raskemaks vormiks kui avatud mängu, kuigi kui Rein Agur Eesti nukuteatri uuendajana tõi sisse avatud mängu, siis ühel koosolekul Hendrik Toompere ütles, et Sirmiga seda vanaviisi nukuteatrit mängimine on nagu autojuhtimine tahavaatepeegli kaudu, millega mina mitte nõus ei olnud. Aga kuna praegu seda nüüd jääb nagu järjest siiski vähemaks, siis sellepärast ma olen hoidnud just nimelt sirmitükke. Oma 10 tükist 7 on mul sirmitükid. Aga teatri ajal, keda ma väga imetlesin, oli Raivo Kuremaa. Võttis kätte ükskõik mis nuku, ta ei teinud mitte midagi, ta ei mänginud teab mis erilist rolli ja see nukk elas, see nukk oli olemas, see roll oli olemas ja kahjuks Raivo oli viinakuradi küüsis, ei saanud alati tema peale kindel olla ja millegipärast Veike pani minu mitmes tükis Raivot dubleerima. Ja see, et ma nüüd Raivo nukuga mängisin ja Raivot dubleerisin, see õpetas mind üsna palju. Ja siis teine oli muidugi ka nagu nimetasin, Väino Luup, kes oli just nuku liigutamisel väga, väga täpne. Ja ühes lavastuses, mis tema lavastas meiega, ka kui palju ta sellele tähelepanu pööras ja õpetas. Ja siis, eks ma Hendrik Toomperelt olen ka üht-teist õppinud seda vabadust. Aga kõik need on, see õppimise aeg on mul küllalt pikk olnud ja ega ma teatris näitlejana töötamise ajal ikka veel päris endaga rahul ei olnud. Aga selline kriitiline meel on eluterve, et kui sa päris rahule jääd, siis jääb ju mulje, et justkui ei olegi midagi õppida. Aga huvitav on see, et esiteks ma ei pidanud ennast ikkagi sellel tasemel nagu Raivo või Väino ja nüüd hiljem tagantjärele nii mõnegi lavastuse videot vaadates, kus ma olin võrdlemisi, mulle ei meeldinud. Nüüd vaatan seda videot ja vaatan, et ei olegi. Pole väga viga, et tegelikult võib täitsa rahule jääda. Ja siis huvitav,
nähtus minul on veel see, et kõik tundsid Olav Paesüld, Loo Tui, Raivo Kuremaa, Hendrik Toompere, Seljamaa, no kes mind teadis. Ja kui paljud praegu, kes nüüd minu etendust tulevad vaatama, ja me teame, me mäletame teid sellest ajast, me mäletame, kui me lapsena käisid vaatamas, kuidas, mis asjaga ma neile meelde olin jäänud, ma ei tea. Ja minu jaoks on see täielik mõistatus. Aga kõike me elus ei peagi teadma, et miks ja kuidas. Kui Harri oleks selline võimalus näiteks, et sa saad panna kokku sellise, ma ei tea, universaalne näitleja võib-olla ei ole hea sõna, aga ja sa saad Eesti näitlejatelt, kes on sinuga koos olnud, kasvanud, igalt ühelt võtta ühe omaduse ja sellele universaalsele näitlejale külge pookida. No kellelt sa mida võtaks ja sellele universaalsele näitlejale külge paneks, kas või ainult sellepärast, et kui vaataja-kuulaja hiljem mõtleb, ahaa, Harri nimetas neid inimesi, vaataks videost, mida nad siis tegid. Sa mõtled nukulaval? Jah, ma mõtlen nukulaval, just nimelt, nukule, just. Ei, no seda on väga raske öelda. No tegelikult ma juba isegi rääkisin, see Raivo Kuremaa meisterlikkus. Nii, temalt nukuliikumise. Nukuliikumise ja nukuliikumine ka Väino Luubilt. Nad olid mõnes mõttes erinevad. Väino oli väga täpne, Raivo improviseeris kogu aeg erinevalt. Hendrik Toompere oli suurepärane nukuliigutaja ja ka suurepärane improvisaator. Ja kindlasti ka näiteks Eino Seljamaa kuidagi moodi tunneb ära, kui näitleja võtab nuku kätte, et vaat tema on nagu sündinud nukunäitleja või nukk on sündinud tema kätte või mitte. Sest nukuteatris on olnud nii mitmeidki inimesi, kes on püüdnud nukuga mängida ja mänginud ka ja kõik on justkui õige, ilus, aga mingi X ja samal ajal olen palju kordi korranud, kui Rein Agur lavastas Kadunud aabitsa saladuse. Heino Seljamaa oli just tulnud alles lavakast, vist esimesi rolle meil. Ja oli tumm stseen, kus lammas arglikult öösel liigub üle lava, vaatab ringi ja liikuski ühest lavaservast teise. Seda oli niivõrd huvitav vaadata. Ta ei teinud mitte midagi ja see lammas elas seal laval, teda oli huvitav vaadata. Ja teine niisugune Taavi Tõnisson. Nukuteatris, kui ta oli alles sinna tulnud mingil ajal, lavastati Võluflööti. Ja tema oli üks nendest lindudest, ma ei erista, papageena või papageeno, mis ta oli. Ja kuidas see laval, no Taavi tuli ju ka. Ta tuli Viljandist draamanäitleja. Ja, no ma ei tea, kas ta isegi Altmariga oli midagi teinud või ei, ma isegi seda ei tea. Aga see nukk laval elas ja liikus. Ja ongi see nukuteatris võlubki mind kõige rohkem see, et nukk muutub elavaks. Nukk on elutu asi, no mis ta on, eks ole. Aga sellel hetkel, kui sa paned ta käe sisse ja minu mõtted ja tunded tema sisse lähevad. Ja ka jälle piisab ühest silmaliigutusest
ja tuleb välja, et sellel staatilisel nukul on tegelikult nii palju selliseid liigutusi, tal mida on saab väga teha. palju liigutusi, sest tegelikult siin ei ole ju muud kui ainult selle pulgasas pea ja ainult, no ja suud saab tema ka liigutada. Ja silmad, eks ole. Ja silmad. Ja see on minu lavast, mul on 2, ütleme nii-öelda seriaal, Jänes Julgepüks ja Põrsakesed Nif, Nif, Nuff ja Naf, Naf. Kus on sama hunt, ajab erinevat seriaalina. Ja seal ta paaril korral seda, ainult seda silmade liigutust teeb. Ja rohkem ei olegi vaja. Ja rohkem ei olegi vaja. Ja mõni liigutus on täiesti, sa ei saa arugi, kuidas see mängima võib hakata, sest kui tal on üks laul ja ta alustab seda laulu niimoodi, et seljaga saali poole pöörab näo ja hakkab laulma. Ja mul on öeldud, et vaat see on nukk. Inimene ega keegi muu ei tee niimoodi, ei pööra pead kuklasse ja puha. Aga nuku juures sa vaatad, et see on nüüd just miski temale iseloomulik. No siin saab näiteks temal, seal on seen, et on kõht koriseb. Noh, kuna keha on pehme, siis saab ka kõhu korina. Kõht, jää vakka. Jää kohe vakka. No kuhu poole need jänesed küll läksid? Kas sinna poole? Või sinna poole? Aga kas tänapäeva lapsed üldse teavad, mis tähendab kõhukorin? No vot, kes seda teab. No kuule, ja füsioloogia on ikka lastel samaks jäänud. Aga kui nüüd siit minna selle korina pealt edasi ja kui mõelda, et see korin on nälg nukuteatri vastu. Ma ei tea, oled sa mõelnud selle peale, et kuhu võiks see Eesti teater või ka teater laiemalt, nukuteater maailmas, kuhu ta sammub praegu? Mul on tunne, et nii nagu kõik maailmas käib lainetena, nii ka see nukuteatri samm on tegelikult lainetus. No ma olen saanud jälgida seda maailma nukuteatrite käekäiku sellest ajast, kui ma tegelikult juba nukuteatri sidemed Balti Vabariikide nukuteatritega, hiljem Läänemere festivalid ja hiljem juba Unima festivalid. 2000. aastast olin ma Unima nõukogu või Eestisse selle Unima keskuse tõin. Siis sa oled selle koha pealt kõige kogenenud mees üldse terves Eestis. No eks teised on ka käinud ja näinud ju, aga just need festivalid ja need näitavad seda, kuivõrd mitmekülgne on nukuteater. Ei ole olemas ühte nukuteatrit, et vaat see nukuteater ninnu-nännu, see ongi nüüd nukuteater. See peab ka olema teatud vanusega lapsele. On see väga oluline, kui ta näeb illusiooni, kui ta näeb nuku elamist laval, millele tema saab kaasa elada. Aga samal ajal on ka veenukuteater. Siis on varjuteater. No neid erisusi on pisikesed mininukuteatrid, on lauateatrid. See variatiivsus on väga-väga lai ja mingil hetkel tõusevad nagu rohkem esile mingi üks suund. Euroopas oli ju eriti peale seda, kui Unima uuesti taasloodi ja Eesti nukuteater hakkas käima nendel festivalidel, siis oligi ainuvalitsev Sirmi teater. Ja siis kõik vaatasid ja
õpetasid, kuidas seda Sirmi teatrit tuleb teha ja kuidas nukk peab liikuma ja et ei tohi mitte niimoodi, et tõuseb lavale ja kaob ära ja ei, nukk pidi ikka korralikult ikka liikuma lavalt ära ja lavalt tulema ja nüüd võib mängida igat moodi. Keegi ei pahanda, sest nukk on ju tegelikult ainult illusioon, sümbol ju. Ma tahtsin sinna jõuda tegelikult küsimusega, miks nukku meil vaja on üldse? Sest sellepärast on nukku vaja, et rääkida publikule lugu ilma asju otseselt nimetamata. Natukene läbi filosoofia, läbi mõtete. Ja nukud olid ju need, kes... Ja nukk on millegi sümbol ka selles samas ninnu-nännu tükis. Me ei mängi põrsast. Me ei mängi jänest. Me mängime niisugust tegelast, kellel on vaat selle põrsa iseloom. Nii et me saame lastele, saame visuaali ja täiskasvanule. Ja ka laps näeb põrsast ja näeb seda põrsalikku käitumist ja tal hakkavad ka tekkima ju seosed. Aga praegune jah, see Sirmi teater on nüüd eriti Euroopas ja Põhjamaades, mis on siiski natukene alati maas olnud Baltimaade ja Eesti nukuteatrist, aga nad on püüdnud teha teistsugust nukuteatrit, aga hakkasid ka tegema koolitusi, aga seal hakatakse ka järjest nukuteatri koole sulgema ja ka Kesk-Euroopas hakkavad need nukuteatri koolid hääbuma. Aga ma leian, et see ongi ainult üks lainepõhi ja mingil hetkel, mingil teisel tasandil tuleb see kõik jälle uuesti tagasi ja sellepärast, et ära ei ununeks, mis on olnud, sellepärast mina olen hoidnud ka seda Sirmi teatrit oma repertuaaris. Kui mõelda nõnda viisi, et ajas tagasi minnes keskaega või kui veel olid kuningad, siis ega päris igaüks ei võinud rääkida. Nukk võis öelda, kuidas asjad on ja narr võis öelda. Just nimelt. Aga nüüd meil on jah sõnavabadus, et inimesed äkki tunnevadki, et mul ei ole nukku selles mõttes enam vaja, kes seda allteksti edasi annab, vaid ma võin ka tavalises draama vormis öelda, mis ma asjast arvan. Ja selle poolest oli Agur tõesti meil suur uuendaja, kui tema tõi näitleja Sirmi tagant välja ja kuigi see on nüüd väga palju jäljendamist leidnud ja mängitakse selles stiilis väga palju, siis on tähelepanemata jäänud üks asi, üks oluline detail Aguri juures. Ta ei toonud näitleja Sirmi tagant välja selleks, et näitleja siin meie ees selle nukuga mängiks, seda nukku juhiks. Siis ei ole näitlejat vaja sinna, siis ta võib Sirmi taga olla või kotiga varjatult või nii, kuidas kunagi. Aga näitlejal, kelle Agur välja tõi Sirmi tagant, oli alati oma ülesanne. Temal oli oma süžee, oma rollid, mida nad mängisid ja nuku kaudu tekkis dialoog näitleja ja nuku vahel. Nad ei olnud üks. Nad ei olnud üks mitte. Ja selles suhtes oli huvitav näide. Me käisime Moskvas Aguri lavastusega Suveöö unenägu, mida ma pean praegu Eesti teatrites kõige paremaks Suveöö unenäo lavastuseks. Ja seal siis kriitik analüüsis neid eri tasandeid, kus inimene, näitleja, kes
juhib nukku, on nagu jumalate tasand. Nukud, kes nende käes on, ütleme, on nagu inimese tasand. Nii et tema tõi selle välja, et nagu nii nagu Jumal juhib meid, niimoodi nukunäitleja valitseb selle nuku elu ja surma üle ja ta tõi neid erinevaid tasandeid, midagi 5 või 6 või 7 välja. Loomulikult ei mõtelnud Akur seda lavastades kunagi nendele tasanditele, aga tema looming oli niivõrd õige, et ta tekitas kõik need mõtted. mõjus väga efektselt. Mõjus väga efektselt ja see väga ilusasti on Ave Alavainu osanud nuku olemuse välja öelda. Nukkude elu on imeline. Nukkude elu loob inimene. Imeasju võib teha nukk sinu käes, nagu sa isegi saatuse käes. Nuku Jumal sa oled, tema elu ja hukk. Nukk on osa su elust. Osa sinust on nukk. jah, nii võib mõelda tõesti, et Jumala käes oleme tõesti meie nukud. Ja nukk meie käes on lihtsalt sellesama varjundi peegeldus. Ja see hakkab juba lapsest ja lapsepõlvest peale, kui laps mängib oma nukuga. Ta ei mängi nukuga kui elut olendiga, ta annab sellele nukule elu. Ma küsin Harri nii, et kui mõelda nukuteatri peale, siis ja sulle antakse kasutada ainult ühte sõna, et seda iseloomustada, siis mis sa arvad, mis see sõna võiks olla? Minu meelest see sõna ongi elu. Sest nii nagu me praegu just rääkisimegi, et nukuteater on elu peegeldus. Kogu teater on elu peegeldus. Ainult, et draama on kõige otsesem peegeldus. Võrreldav eluga. Aga ooper on ka elu peegeldus, aga hoopis teiste vahenditega. Ballett on ka elu peegeldus, hoopis teiste vahenditega. Ja nukuteater on ka elu peegeldus, jälle oma vahenditega. Ja sellepärast pean mina nukuteatrit ikkagi mitte lihtsalt üheks teatri žanriks, vaid ikkagi eraldi teatrikunsti osaks. Ta on ikkagi kunst. Kui sa, Harri, peaksid ette kujutama maailma, kus ei ole üldse nukuteatrit, milline see maailm oleks? Ma arvan, et see ei olekski võimalik. Sellepärast, et kui ei oleks teatrivormina nukuteatrit, siis mingil määral mingite nukkude sümbolitega mängitakse ikka. Ja seda kõikide rahvaste juures ka seal, kus nukuteatrit ei ole, sest mis on need voodoo nukud ja kõik muu. Inimesed on võtnud need nukud ju oma saatuse juhtideks, kuigi ei ole teatrina nukuteater. Nii et ilma nukkudeta ei olegi võimalik elada.
sa tõid hästi selle voodoo sisse, et siin joonistub hästi välja see inimene lahkub inimese vormist ja muutub jumalaks ja nukk minu käes muutub inimeseks, kelle läbi siis mõjutada neid teisi inimesi. jah, Mis see voodoo muud on? Et taas üks teatrivorm, me võime ka niimoodi ju mõelda. ja nukk on ka väga tugev teraapiavahend. Eriti erivajadustega laste puhul, kellega on mõnikord väga raske kontakti saada. Aga läbi nuku, see on terve teadusharu ja Unimast terve sektsioon tegeleb sellega. Läbi nuku selle lapsega suheldes on laps nuku suhtes palju avatum, kui ta seda täiskasvanu suhtes on. Sest kuidagi ta võtab nukku endaga võrdsena. Ja meil oli üks huvitav juhtum see, et meil oli üldiselt olen vältinud sõime rühmadele esinemist. Kuigi sõimelapsi on saalis olnud, aga ainult sõimerühmadele. Ja nüüd meil oli väga lihtne tükk. Ja oli ainult 2-3 aastased saalis. Ja esiteks juba panid õpetajad imeks, et nad niivõrd vaikselt kuulasid ja vaatasid ja olid niimoodi kaasa elasid. Ja siis oli neil nii palju julgust, et tulla pärast etendust lava taha. Meil on pika varre otsas, on linnud. Nad tahtsid neid lindusid oma kätte ja nad tahtsid ise ulatada selle linnuga üle sirmi ja püüda mängida. Temast tekkis kuidagi moodi selles pisikeses lapses see teatripisik. Meil varem ei olnud meil sellist asja olnud ja selles rühmas järsku tekkis. See on see maagiline miski. Miski liigutab korraks kusagil ja see juhtub. Ma küsin veel niimoodi ka, ma oleksin pidanud varem tegelikult seda küsima, aga ma küsin siin lõpus, et ikka võrreldakse nõndaviisi, et kui on meesterahvas, näiteks kui meesterahvas on kassapidaja, siis millegipärast minnakse ja mõeldakse, et huvitav, kas sa nüüd normaalset tööd või mehist tööd ei oska teha. Et oled sina kunagi tundnud, et ma olen täiselujõus mees ja minu tööks on see, et ma mängin nukkudega. Et kuhu on kõik need muud ametid jäänud? Ei muidugi mul on teisi ameteid ka olnud, kui ma Nukuteatrist ära tulin, siis ma maitsesin ka õpetaja ametit 18 aastat. Kuigi ma tegelikult ei olnud õpetaja. Ma mängisin õpetajat. Paratamatult see kuidagi moodi tuli ikka teater sinna teater tuli sisse. Aga seda nukk on minu jaoks nii loomulik asi, et ma lihtsalt elan nendega koos. Aga kõrvaltvaataja võib muidugi vaadata teistmoodi. Kunagi ammu ringreisi ajal, enne etendust, kuni lava ehitati, näitlejad käisid poes ära ja siis tuli Oskar Liigand, oli üks meie vanemaid näitlejaid. Tuli etendusele ja oli väga mõtlik. Et ma ei tea, mis ma nüüd siis pean mõtlema. Et läks poodi, poetrepi peal istusid parmud, vaatasid teda ja olid nii sõbralikud ja kõik ja ütlesid, kuule, mis sina, vana mees, nende puhpedega mängid. Tule parem sitta viskama. Ja siis ta tuli ja
oli nii mõtlik, et aga tõepoolest, et mida ma siis olen nüüd eluaeg teinud. Võtan kätte selle varre otsas selle mesilase, tõstan sirmi peale, summ, tulen, kas see on siis nüüd mehe töö või? Aga noh, muidugi tema oli eluaeg seda tööd ka teinud ja tema selle töö peale jäi. Aga kõrvaltvaatajale võib selline tunne tekkida. Sa oled, Harri, ühes intervjuus öelnud ka, et mängite nii kaua, kui jaksate. Oled kodutööd teinud. No eks ma ikka natuke olen teinud. Et kuidas jaksuga on? Tead, jaksuga on nii, et enne etendust ei jaksa. Eriti kui peab oma kohvrid tassima lasteaia teisele korrusele ja lava üles ehitama ja puha ja pärast jälle tagasi tassima ja ei jaksa. Aga siis hakkab etendus. Ja siis jaksad. Ja huvitav, et oma tütar ühe korra ütles ühe etenduse järel. No see oli meie viimane lavastus, väike konnatüdruk tahab tantsida, see on meil ka lauateatri jutustaja tüüpi etendus. Ja seal me oleme ise kogu aeg laval. Suhtleme, see on teatrimäng, suhtleme publikuga, mängime, näitame nukkude rolle, jutustame vahepeal muud ja nii edasi. Ja siis ta ütles, et imelik, et kui te lavale lähete ja nuku kätte võtate, siis olete kohe 20 aastat nooremad. Ja kõik valu läheb meelest ära. Kõik läheb meelest ära ja sa oled. Ja eks ta ole see, kuhu sa tähelepanu pöörad, see saab energiat ja kui sa tõesti oled seal laval, siis seda on tore näha, kuidas te olete juba 20 suvel avasime suvilas oma teatritare. Ehitasime väikese abihoone 20 ruutmeetrit, kuhu panime sisse siis lava ja kutsusime ümbruskonna Harku valla lapsed vaatama. Ja 3 põrsakese etendusel. No meil oli seal tõepoolest ainult üle 30 koha natukene. Etenduse aeg on käes, saal on täis ja veel tuleb neid ja veel tuleb neid. Mis me nüüd siis teeme? Ja kuna mul on hääl praegu haige, siis ma kartsin ka, kuidas mu hääl vastu peab, aga ilmselt tuleb teine etendus teha. Ja imelik, hääl pidas vastu. Tegime ühe asemel 2 etendust, osa publikust läks vahepeal koju või siis ootas meie suvekodu aias, kuni üks rahvas ära läks ja teised sisse said. Aga mida näitas see, et rahvas tuli? See näitaski, et on nälg Nuku teatri järele. Kõige lõpetuseks, Harri, ma tahaks küsida sellise asja, et kui sinul on võimalik endast jätta tulevastele noortele teatrisõpradele võib 1-2 kõige olulisemat õpetussõna või õpetust või elutõde või nimetame seda nii, siis mis sa neile ütleksid kogenud nukunäitlejana? No vaat niisugust küsimust küll ei oodanud. Ikkagi võib-olla seda, et kõige peamine on uskuge seda, mida teete. Kui usud, siis on õige. Sellega vist ongi väga hea praegu lõpetada, et usk on kõige olulisem. Aitäh, Harri. Aitäh, oli tore vestlus. Aitäh, et kuulasid.
issand, ja mul jäigi lullist rääkimata, no issand, mis nüüd saab? põgusalt teie sellest kohtumisest, siis mul tekkis seal kohe küsimus, et mida, et mul jäi nagu mulje, et just sa tegid talle sellise ettepanekuga, et saatsid ta koju, aga sellest loost, mis Loll rääkis, jäi selline mulje, et ta ise ka ei saanud aru, mida see poiss nüüd mul siin kaasas longib või ei olnud niimoodi. Et just kui tee läks kogu aeg ühes suunas. Ei, see oli mõlemil kogu aeg igal teekäänakul nii-öelda. Oli see rongi peale minek, oli see rongi pealt maha tulek, oli kogu aeg, oli üllatus, et samas suunas. Ikka jätkub sama suund. Aga sina läksid, sul oligi kodu või sa... Oligi. Mina läksin siis, ütleme, 3 tänavavahet või 4 tänavavahet varem keelasin ära kui tema. Aga muidu kõik oli täiesti... Sest selle loo ajal, kui ta rääkis, ma mõtlesin, et kas sa nüüd... Et kas Harri oli siis nii viisakas, et otsustas lihtsalt, et saadad tüdruku koju või? Ei, lihtsalt ma hakkan nüüd koju minema, mina lähen sinna. Aga mina lähen ka sinna. Ma lähen sellega, aga mina lähen ka sellega. Ma lähen nüüd maha, aga mina pean ka maha tulema. Ma lähen nüüd otse, aga mina pean ka otse minema. Ja niimoodi ta. No ja üks asi viis teiseni ja... Ja noh, siis sellel hetkel ei viinud ta veel, palju kusagile pärast tagantjärele hakkad aru saama, et ongi elus ikkagi tuleb välja, et mingid märgid on maas. Pärast hakkad aru saama, et vaat see märk viis selleni ja see viis selleni. Sellel hetkel sa ju veel ei taju seda. Aga need esimesed korrad, kui olite proovis ja niimoodi ja Lull oli seal, siis sa ju ei näinud mingeid märke. Ei, no esimestel proovidel ei olnud midagi, mina olin lavameister. Mina panin selle proovi, ma selles tükis kaasa ei teinud. Mina olin lava üles pannud ja pärast minu asi oli maha võtta ja tema tegi proovi ja ega ma seda proovi ei jälginud ja siis pärast. Ei, aga ma mõtlen just seda, et noored mehed ikka ju käivad ringi, vaatavad, et kus on, et kas hakkab mõni tüdruk silma. Niimoodi, aga kas... Ei üks mingil määral kindlasti. Eks meil teates oli ju, stuudios oli ju kenasid tüdrukuid mitmeid ja tutvusi ikka oli, aga kõik kuidagi... Esialgu ei olnud midagi. Pikka möödel. No nagu see läheb, et üks asi... See võttis ikka siis, palju see aega võttis niimoodi esimesest rongisõidust kuni altari ette? No aasta hiljem, see oli natuke tuttavaks saime ikkagi selle Siberi sõidu ajal. Sest siis ei olnud muud teha, kui istuda kupi ees riiuli peal ja rääkida. Sest ka palju sa ikka aknast välja vaatad ja ülejäänud olid meil trupis kõik ikkagi vanemad inimesed, Toompere truppi, nemad olid oma ette ja siis me vestlesime ja rääkisime palju ja... Mis selle Siberi sõiduga olid, kui Loll luuletust luges, siis sealt käis tõesti see Siberi sõit läbi, aga ma ei tihanud küsida ka, et ega see ometi mingi selline... See oli Eesti kunsti ja kirjanduse dekaad Vene Föderatsioonis, konkreetsemalt Irkutskis. Ja Nuku teater sõitis sinna 2 trupiga, oli esimene Nuku teater, kes niimoodi 2 trupiga täie teatrina väljas, muidu käisid ju kõik solistidega ja niimoodi. Ja siis peale seal oli veel väike kontsert ka kaasas, kus stuudiolased tegid siis kontsertiga kaasa, nii et nagu 3 asjas. Ja tema oli oma trupiga, mina olin oma trupiga, aga siis õhtut ja hommikut ikkagi saime ju kokku ja kõndisime ja siis ilmselt ta siis võib-olla rääkis, et jälle teine sümbol, see meie leitud kivi. Jah, kivi oli sees, jah. See oli ka jälle üks mingi, ja ka siis oli ka pärast seda läks veel 3 aastat. See oli 66, aga ütleme siis 2 aastat, sest 69 alguses jõudsime siis natukene lähemale teineteisele.
see on olnud ikka üks päris pikk sõit teil koos. see Irkutski sõit, jah? Ei, ma mõtlen see Irkutski sõit, mis tundus pikk ja lohisev on köömes selle kõrval, et te olete ju vaata, kui pikalt koos purjetanud või sõitnud edasi. Nüüd pulma aastapäev tuli 56. Aga ma olen kuulnud, et mõnel on veel rohkem olnud. On vähem ka? On vähem ka, jah. Mis on selline hea kooselu saladus? No päris nii meil ei ole, aga ühes anekdoodis küll ütles üks, et meil on naisega kokkulepe. Ühel päeval teeb naine, mis ise tahab. Ja teisel päeval teen mina, mis naine tahab. Jah. Päris niimoodi meil muidugi ei ole, aga kindlasti on üks asi see, et see Nukuteater. See ühendab ikka. Ja tema jaoks oli see muidugi isegi täiesti mõistetamatu asi, sellepärast et nagu ta vist rääkis, et ega Nukuteatris talle kõik see virvarr ei sobinud ja et ta sealt ära tuli. Aga siis elu viis, et ta hakkas õpetama Nukuteatrit Pedas ja siis, et me hakkasime koos oma teatrit tegema, muidugi olid ju need näärihaltuurad alati, kus trupp võttis kokku ja õppisid ise neid tükke. No vaat, ja ühes nendest tegi siis Lull ka kaasa ja hiljem siis vaatasime, et aga miks mitte koos teha ise, õppida midagi ära. Ja niimoodi jäimegi kahekesi tegema, ka jälle ühendav asi, meil oli kogu aeg üks huvi, üks asi välja mõelda või koos mõelda millelegi. Ja igapäevane elu keerleski meil ju mõlemal läbi teatri ja mis tema töö seal Pisipedas, kui teatriõpetus. Oli ka ju teater ja kõik need ühised huvid. Ei olnud niimoodi, et mina räägin, oleks ma jäänud traadi emaileerijaks või gaasiseadmete luksepaks, kellena ma stuudio ajal töötasin. Ja mina oleks iga õhtu rääkinud, missugused vead selles korteris boileril olid. Siis kindlasti ei oleks väga palju ühist. Ei oleks väga palju ühist olnud.